Kas immuniseerimiskava katab kõik vajalikud vaktsiinid või võiks oma last veel mõne haiguse vastu lisaks kaitsta? Immuniseerimiskava väliseid vaktsiine on meil ka tegelikult päris mitu olemas ja kui me räägime näiteks Eesti aspektist, siis puukidele meeldib siinkandis elada. Neile meeldib see kliima, neile meeldib see koht, meil on piisavalt palju metsa ja võsa ja kõike muud kohta, kus nad saavad elada. Ja puukentsefaliidi vastane vaktsiin on täiesti mõistlik teha siinkandi lastele ka ära, et vältida seda, et meningiidi või entsefaliidiga haige laps nädalate viisi voodis on, et näiteks täiesti tõsine kaalumiskoht, et mitte kõik haigused ei ole kavas sees, aga mõnda haigust saame me siinkandis kindlasti ka täiendavalt ennetada. Immuniseerimiskavasse kuuluvad vaktsiinid on riigi poolt tasuta ja kindlasti saab, aga kõik, mis kuulub sellest väljaspoole, need on juba tasulised, ehk inimene peab ise otsustama, et kas praegu on see hetk ja kas tal on võimalusi seda vaktsiini endale lubada. Tänapäeval inimesed reisivad, liiguvad väga palju ringi ka koos lastega, et kas seda silmas pidades oleks ehk mõistlik vaktsineerida veel mõne haiguse vastu? Kindlasti, ehk siis kui on plaanis lastega minna kuskile kaugemale ja soojamale maale, et tasuks nõu pidada, kas näiteks perearsti või nakkushaiguste arstiga, et milline on hetke olukord seal sihtkoha riigis, et näiteks võib-olla A-hepatiidi puhang seal käimas ja see ei ole meil kalendrisse kuuluv vaktsiin, ehk siis täiendavat kaitset igal juhul võib vajada nii mõnigi reisija. Loomulikult reisile minnes on vaja kindlaks teha, kas kõik kalendrivaktsiinid on käes, et difteeria, teetanus, läkaköha üle ilma levivad. Aga näiteks ka marutõbi võib olla olukord, kus on vaja kaitset juba minnes. Ehk siis täpselt sõltub sellest, kuhu minnakse, mida tegema hakatakse, et peaks nõu pidama sellisel juhul. Rohkem infot vaktsineerimise kohta leiab Tervisekassa veebilehelt vaktsineeri.ee.